hullult tore on teha plaane ja mul oli väga kindel plaan istutada ka 4. viinapuu maha. Aga plaanidega ongi selline asi, et ja minu puhul hästi tavaline on see, et ma planeerin midagi ja siis ma unustan. Ja nii juhtus ka selle 4. viinapuuga. Sordi nimi on Aljošenkin. Ja ma sain tegelikult Roogoja talust nagu kõik need viinapuud ja ülikvaliteetselt. Ma olen kohutavalt rahul sellega, kuidas nad oma e-poes tellimusi täidavad ja kui kvaliteetsed istikud on minuni tegelikult jõudnud, ma olen nagu ülitänulik selle eest ja sama käib ka nende mustikate kohta, mis ma olen Roogoja e-poest ostnud. Aga nagu ma juba mainisin, siis plaanide tegemises ma olen hästi suur tegija, aga realiseerimises juhtub ikkagi see, et vahepeal juhtub elu ja siis tuleb asju edasi lükata. Aga istutused on küll selline asi, kus nalja ei ole ja nüüd mul ongi see Aljošenkini istik siin, mis tegelikult nagu istiku kasvataja poolt on kõik eeldused täidetud ja kõik läks väga hästi. Aga see, et ta on pidanud 2 kuud, 2 kuud olema siin turbosubstraadis, et on näha, et tal on ilmselgelt toitained otsa saanud. Et see ongi üks probleem tegelikult, mis selle turbosubstraadiga on, et kui siia ei pane aeglaselt toimivat pikatoimelisemat väetist juurde, siis istikud jäävad nälga. Loomulikult on ta mõeldud selliselt, et ta läheb kevadel müügiks, eks ole, ja siis mõistlik aednik ju istutab taime kohe maha. Mina sinna kategooriasse kuidagi ei mahu. Teine probleem on see, et sipelgad otsustasid siia poti sisse teha endale korruselamu. Ja see on nagu irooniline, sellepärast, et tegelikult mul ei ole nagu üldse mingit probleemi sipelgatega. Mul on need aias palju ja nad ei ole mulle mingeid jamasi nagu korraldanud ja isegi maasika kangal, kus nad on, siis tegelikult need taimed on kõige paremat saaki andnud, aga siin on nad reaalselt korruselamu teinud. Ma natuke leotasin seda, nad hammustavad, ma ei teadnud, kes mustad sipelgad hammustavad. Nad on väga häiritud sellest, et ma siin toimetan. Aga ka see sipelgate tegevus siin potises võib-olla on viinud selle taime selleni, et ta on kollane, õnnetu ja ilmselgelt samuti nagu alla andmas. Et ka mul muud midagi üle ei jäägi, kui ma proovin selle sipelgate korterit siit välja kolida, sest et selliselt ma seda istikut maha panna ei saa. Ja tegelikult ka ega ma nagu väga ei armasta seda turvast siin ümber. Et siin on ka väga õrnasi, imeilusaid, juba hea tervisega narmasjuuri, aga tavaliselt ei soovitata tegelikult istikut nii laiali pakkuda. Aga praegusel juhul mul ei ole muud varianti, kus ma pean tegelikult päris palju seda turvast ära võtma. Ma tegelikult ka võtan turvast ära, sest siin on ikka sipelgad ei ole siin üldse aega raisanud. Sest et selleks, et taime tervena maha saaks, oleks mõistlik seda koos enamus turbaga maha panna, aga praegu sellises variandis, mis juhtub siis, kui unustada istik potiga 8 kuuks kuskile, et siis juhtubki see, et nüüd tuleb siin natuke rohkem vaeva näha. Ja reaalselt nad hammustavad mind. Võtan, mul on aias palju sipelgaid, nad elavad mul ka kasvuhoones ja meil on alati nagu selline üksteise mõistmine olnud. Et ma isegi suudan nagu sellest mööda vaadata, kuidas nad mul neid lehetäisi noortele istikutele peale tassivad, et kõik mu murelid ja ploomid noorte istikutena või noortel kasvudel on saanud neid lehetäisi tunda, nii et ohohoo. Aga sellega on minu poolt ka nagu sõprus läbi. Nii, olen ma sain päris hästi juba siin kastekannu veega selle asja ära aidatud. Et kuna ma istutan ka ta sügavamale, nagu hea tava ette näeb, viinamarja puhul, eks ole. Roogoja lehel ka tegelikult on väga selgesti arusaadavad juhised, kuidas võiks viinamarja istikut istutada, nii et tegelikult igaüks saab ju sealt oma info kätte, aga lihtsalt, et näidata, mis juhtub siis, kui ei tee oma asju õigel ajal ära, siis vaatavadki sellised asjad otsa. Nii.
üldiselt teoorias on see majasein viinapuude kasvatamiseks ülihea. Et siin maja ehitusega ka see pinnas tegelikult on kordades ümber pööratud, mis on okei, sest see on normaalne asi, mida teha, kui sa ehitad endale maja. Aga see muld siin võib tunduda, et on väga kivikribune ja vaene, aga võin teile kinnitada, et asi ei ole üldse nii hull. Siiski ma panen siia istutusaugu põhja omaenda hammustas tehtud komposti. Sest ma tean, et see on kõige parem asi tegelikult, mida ma oma aias kasutada saan. Ja segan ta hoolikalt siin augu põhjas selle ülejäänud pinnasega läbi, et nad omavahel seguneksid. Ja selleks ka, et sellel viinamarjal oleks absoluutselt motivatsiooni oma juuri siit veel sügavamale ja veel kaugemale ajada, et kõiksugu vesi ja toitained kätte saada. Ja need teised viinamarjad, mis ma siia istutanud olen, ja ütleks, et nad on väga hästi juba talvitunud ja kasvama hakanud, neid ma ei ole kuidagi väetanud ja toitnud, et neid ma olen tegelikult ainult multsinud omaenda kompostiga. Ja seda tegevust ma kavatsen ka jätkata. Nii, viinamarja puhul siis mul on plaan ta siduda üles vastu seda seina ja mulle öeldi ka tegelikult, et hiljem saab selle tsokli osa ilusti ära teha, et see, et ma siia need istikud panen, et see ei ole üldse mingi probleem. Ja siis ma tegelikult plaaningi ta juba panna sellise kerge nurga alla ja istutada ta umbes 3 punga sügavamale, kui ta praegu potis kasvas. Ma hakkan proovima praegu, et kuidas ta siin siis umbes paiknema peaks. Ja samas ma juured panen nagu selle poole peale, kus räästast tuleb, hammustavad, kus räästast tuleb vett ka peale just juurtele, et ta oleks selles mõttes nagu looduslikult kastetud. Ma pean ütlema, et need sipelgad on nagu reaalselt häiritud, aga midagi ei ole teha, et te peate nagu ära kolima siit. Meil 2 eelneval päeval on tulnud täiesti mõistlik kogus juba vihma, olemata sellest, et meil on olnud siin kuumalaine, aga igal pool Eestis oli ja see on okei, ja eks suvel ongi vahepeal kuumalained. Ma võtan osad alumised lehed ära, et ma saan istutada natukene sügavamale. Et kui nüüd selle pealmise osaga ja puitunud osaga, mis ma loodan, et nüüd sügiseks ka puitub, midagi peaks juhtuma, siis ta saab siit tuinuvatest pungadest ennast taas käivitada. Samal ajal võitlen ühe käega nende toredate putukatega. Nii, aga siis muud ei olegi. Heldene aeg. See oli mu käsi, mul on tunne, mul praegu hammustati sentimeetri suurune tükk välja. Ega muud ei olegi, kui ma hakkan vähehaaval seda auku ikkagi katma, sest et see on ainuke moodus praegu see istik päästa. Natukene nubin siit. Ja ma tean, et nad jätavad selle taime rahule, kui ma olen ta maha istutanud. Praegu nad on lihtsalt äärmiselt häiritud sellest, et ma nende kodukorteri sõnad selles mõttes hävitasin. Mul on väga kahju, aga kui te tahate minu aias siin mõnusasti edasi elada, nagu ma siiani olen teid lubanud, siis peate teiega laskma mul siin oma väikseid unistusi. Ei ole nõus realiseerida. Nii. Vot, esimese korraga saame selle siia paika täpselt nii, nagu on. Ja see on nüüd jällegi hea näide sellest, kuidas mitte asju teha, eks ole. Et seda kivi ei ole siia vaja. Et kui te nagu ostate endale istikuid koju, millega teil on tulevikuks suured plaanid, siis ärge käituge nii nagu mina. Tehke teie paremini. Kui teile just ei meeldi sipelgatega maid jagada. No hea, et need punased ei ole vähemalt. Siis ma võib-olla juba röögiks ja jookseks mööda aeda ringi. Nii, ja proovin siis vahepeal juba kasta ka. Istutamise ajal kastmise üks mõte on see, et loomulikult anda taimele vett, mida ta väga vajab, aga teine põhjus on see, et see aitab viia mulla just sinna, kus on vaja, et ei jääks selliseid suuri tühimikke, mis võiksid nagu juurdumisel nagu halvad olla. Et vesi on selles mõttes nagu igal juhul nagu vajalik ja isegi kui teile tundub, et nagu sajab hullult palju, et ilmselt niiskusest
piisab, siis võin teile kinnitada, et ilmselt ikka ei piisa küll sellest vihmaveest, et äsja istutatud taim saaks uuesti ilusti juurduda. Eriti selline, kus ma pidin tegelikult enamus seda turbosubstraati ära kiskuma juurte ümbert, sest ma ei kujuta ette, kuidas see sipelgate mõju tegelikult hiljem veel sellele viinapuule mõju avaldab. Aga õppetund mulle, et mitte jätta siis selliseid olulisi asju tegemata, et kui ikkagi tellid endale koju viinapuuistiku, siis Mirjam, tegele sellega kohe. Et siin on ühed biosöe tükid ka, et paar aastat juba olen oma aeda toonud biosütti, osad on niisugused suuremad tükid, ilmselt see oli komposti sees. Hästi tänuväärne materjal mulla omaduste parandamiseks. Ka multsimisel ma tegelikult kasutan oma tehtud komposti, sest ma tean, et see on absoluutselt väärtuslik materjal ja ta ajapikku peaks tegelikult hakkama ka selle maja ääre mulla omadusi parandama selliseks, nagu mul vaja on, et see on absoluutselt rikkalik selles mõttes, et siin on kõike. Ja ta on osaliselt nagu väga hästi lagunenud, aga hästi selgelt on näha ka, et siin on lagunemata lihtsalt väiksemaid orgaanilisi osakesi ja munakoori. Ja biosüsi ma olen siia ka nüüd siin nädala-kahe võrra varem sisse seganud, et ka tema peaks tegelikult aitama siin maja seina ääres niiskust hoida. Et teised 3 viinapuud eelmine aasta said istutatud samadel põhimõtetel. Ja praegu nad talvitsid üli hästi. Enda käitumisel omaselt ma unustasin neid katta, aga see maapealne osa ju oli siis nii hästi korgistunud, et nad nagu lihtsalt kasvasid see kevad edasi. Ma olen nüüd lasknud neil rahus olla ja tegelikult lõikamine esimene tulebki nüüd sel sügisel või suve lõpus. Vaatan kuidas, et ma saan aru, kas on vaja kasve enne ära võtta, et soodustada seda korgistumist või siis alles sügisel lõigata tagasi selliselt, et ta kevadel saaks kasvu jätkata ja siis ma tegelikult lisaks sügisel vaadatuna ka kevadel nagu vaatan üle, et kuidas ma seda viinapuu võra, ma ei tea, kas nii võib öelda, ma loodan, et võib, kujundama hakkan. Et kuidas ma teda üles siduma hakkan. Ma praegu olen nad pannud sellise 2,5 meetrise vahega, peaks olema nagu optimaalne ja tegelikult see hakkab nagu hästi huvitav olema, kuidas nad siin lõunapoolsel maja seinale arenema hakkavad. Et nüüd ma praegu ka veel 5 liitrit vähehaaval lisan siia vett ja homme ka 5 liitrit, et ta saaks ikka ka hästi hakkama. Ja panen siia sellega, mulle tundub, et see on ilmastikukindel sordi lipik, et ma jällegi ei unustaks, millega mul tegu on.